Chocolala valmistab käsitöö šokolaadi, aga me püüame teha seda natuke teistmoodi, et me kasutame selliseid Eesti toormaterjale, mida teised võib-olla ei kasuta, nagu põdrasambliku, kuusevõrseid, me teeme astelpaju šokolaadi, siis kasesiirupiga teeme šokolaadi, et natukene erineda. Ja meie kliendid on näiteks presidendikantselei, riigikantselei, Swedbank, paljud ministeeriumid ja suuremad ettevõtted, et selle 2 aastaga oleme suutnud päris paljudele müüa ja ma arvan, et kliendibaas on kuskil 100 klienti hetkeks. Üks erinevus ongi see, et me kasutame teistsugust toormaterjali, looduslikku, aga teine erinevus on ka see, et me püüame teha palju selliseid personaalseid tellimusi, et kas siis üksikutele klientidele, eraklientidele või siis äriklientidele. Ärikliendid teinekord tellivad firma kingitusteks. Näiteks oli meil vaja teha põlevkivi šokolaadist või siis auto järelkäru šokolaadist, mis oli tellitud jõulukingituseks. Või siis logodega šokolaadikomme. Et me püüame alati teha just vastava toote vastavale firmale, et me ei tee sellist üldist nii väga tootmist kui personaalselt kliendile. Me alustasime, firma me lõime 2013 ja tegevust alustas 2014 kevadel. Idee tuli sellest, et ma lihtsalt mõtlesin, et mis on minu kirg, mida mina teha tahaksin. Et ma ei oleks osanud teha firmat näiteks IT-alal või masinaremondi alal. See ei pane mul silma särama, aga šokolaad paneb mul silma särama. Et sellepärast me valisime teema, mida me teame ja mis meid huvitab. Ja alguse sai see sellest, et me kõigepealt mina läksin Inglismaal õppima šokolaadi valmistamist ja siis käisime erinevatel messidel, et tegelikult see messidest alustamine oli päris hea mõte, sellepärast, et ühelt messilt sa saad väga palju infot koguda, et sa saad oma pakenditootja leida, toormaterjali tootja leida ja erinevaid kontakte, et see oli hästi kasulik. Ärimentor programmiga me liitusime sellepärast, et me oleme alles väga uus ettevõte ja mina olen ka uus ärimaastikul, et enne ma töötasin advokaadina ja ärist ma teadsin ainult nii palju, kui advokaadina ma nõu andsin. Aga ärimentor programm oli sellest väga huvitav, et seal olid kogenud inimesed, kes selle äriga olid tegelenud juba 10 aastaid ja ma lihtsalt soovisin, et oleks keegi, kes kogemuste põhjal nõu annaks, mitte kõhutunde põhjal, nagu ma ise olen teinud, vaid kogemuste pinnalt nõu annaks. Andres Järvinguga on väga hästi läinud koostöö. Andres on olnud väga suureks toeks, ta on meil siin kohvikus pea iganädalane külastaja. Tal on väga suur kogemuste pagas ja tegelikult tänu tema kontaktile me leidsime ka endale uue tootmispinna. Ja tal on suurepärane isikuomaduste poolest on ta ka väga sobiv, sellepärast, et ta annab nõu suunamise läbi ja sa nagu ei tunnegi, et sul on nõu antud, vaid ta kuidagi suunab su mõtlemist niimoodi, et sa ise hakkadki niimoodi mõtlema. Mina enne programmi tulekut ei olnud väga sotsiaalmeedia sõber. Ma tegin seda sotsiaalmeediat kohustusena, aga ma nagu ei näinud sellest väga suurt tulu ja kasu. Ja üks programmi moodulitest oligi sotsiaalmeedia, kus räägiti, kui kasulik võib olla tegelikult Facebooki mängude tegemine. Ja mina mõtlesin, et see ei saa olla, et ma võin ju järgi proovida. Ja mõtlesin, et hea küll, et ma siis proovin järgi. Ja samal õhtul postitasin enne emadepäeva mängu, et ära jagada 10 emadepäeva karpi. Väärtus selles võis olla kuskil natuke üle 100 euro. Ja tegin postituse ära õhtul ja 5 minutiga vaatasin, et reach oli juba 5000. Siis panin Facebooki kinni, mõtlesin, et oi, et see on natukene hirmutav.
ja läksin tunni aja pärast tagasi, vaatasin reach juba 10 000 ja nad pidid jagama ja share ima need mängus osalejad. Järgmisel hommikul teen lahti juba kümnetes tuhandetes ja lõpuks see reach oli kuskil 200 000 sellel postitusel. Me saime sealt juurde Facebooki, kes meie Facebooki laikisid ja meid nüüd jälgivad paar tuhat uut klienti ja tegelikult online poes me müüsime sellel kuul ka üle 2000 euro eest kaupa. Nii et tegelikult ta toimis jube hästi. Minul oli see täiesti hirmutav ja väga suurepärane tegelikult kogemus. Et pärast seda me oleme veel paar mängu teinud. Et ma näen seda, et ta on ka äriliselt tegelikult kasulik. Väga hea mõte oli alguses just alustada seda mentorprogrammi Laadaga. Et sellepärast, et seal nägi kohe ära, kes millega tegeleb ja nägid kohe ka toodet ja samas andis see sulle mõtte, et kellega koos võiks koostööd teha. Näiteks meie grupis olid siidrivalmistajad, meevalmistajad ja ma tean, et nende toodetega me konkureerime oma jõulumüügis. Ja tegelikult miks mitte ühendada neid tooteid. Üks meie klientidest tegelikult Kanal 2 juba eelmisel aastal, ilma et me oleksime olnud programmis üldse tuttavadki veel siidritootjaga. Nemad juba ühendasid tegelikult Tori siidritalu ja meie põdrasambliku, sest Tori siidritalul on selline tore toode, millel on põder on pudeli peal ja põdrasamblik sinna kõrvale sobis väga hästi. Meie ise selle peale ei tulnudki, aga need klient juba tundis selle ära. Et see laat oli selles mõttes väga meeldejääv, et sai kohe aru, et kellega tasub ka mentorprogrammi raames ja pärast seda võib-olla ühispakkumisi teha. Minu meelest üks selle mentorprogrammi põhilisi positiivseid omadusi oligi see, et mitte nii väga just seal klassis tunnis kuulata ja üles kirjutada, vaid see, et sa omavahel said jagada kogemusi nii mentoritega kui mentiidega. Sest näiteks mentiidelt oleme saanud väga head informatsiooni oma tootmise jaoks, millist printijat nad kasutavad oma siltide printimiseks, näiteks siidritalult, või siis milliseid purke või kus nad ostavad purke, need, kes mett teevad meie programmis. Et otsene kasu on tegelikult nii mentiidelt kui mentoritelt ja mentorite puhul ei pea suhtlema ainult enda mentoriga, vaid väga mõistlikult suhelda kõikide teiste mentoritega ka, sellepärast, et nemad on ju erinevate firmade esindajad, kes kas võivad olla sinu kliendid tulevikus või siis neil võib olla arvamus, et kuidas sa oma firmat saad paremaks teha. Selle aasta jooksul on tegelikult päris palju juhtunud. Meile on see koht, kus me praegu oleme väikseks jäänud ja leidsime endale uue tootmispinna. Seda ka tänu mentorile, sellepärast, et tema kontakt oli see tegelikult kinnisvaramaakler, kes meile selle pinna leidis. Ja käisime ka koos mentoriga seda pinda vaatamas ja lepingut läbi rääkimas. Samuti selle aastaga oleme hakanud eksportima rohkem. Üks meie mõtteid just selle mentorprogrammi raames oli ka see, et eksportida, alustada eksporti. Ja siis tänaseks me ekspordime Rootsi, Soome, Jaapanisse, Lätti ja loodame, et peagi ka Saksamaale, sest praegu me oleme võtnud Saksamaa selliseks peaturuks, mida me nüüd tahaksime hakata detailsemalt vaatama ja sinna minema. Eksportturgudele me oleme jõudnud kas tänu sellele, et me oleme käinud messidel ja teinekord ka läbi kontaktide. Näiteks Soome me hakkasime müüma põdrasambliku tänu sellele, et meil käis siin üks Soome jõuluvana, kes töötabki Soomes jõuluvanana ja tema pani tähele, et me müüme siin põdrasambliku ja arvas, et see võiks olla hea toode jõuluvana maal müümiseks. Et just teiste mentorite ja mentiidega võimalikult palju suhelda, et vaadata, et kust leida seda ühist nimetajat, kuidas saaks koos edasi äri võib-olla teha ja koostööd teha.
võib-olla küsida kontakte, et kust teised mentiid tellivad oma karpe, oma transporti, millised on nende ekspordikontaktid, võib-olla mida ära kasutada. Ja mentiidelt saadav info võib olla sama väärtuslik kui mentoritelt saadav info.